No nii, tere hommikust! Ma olen avastanud uue joogi, mida ma nüüd hommikuti joon. Mul on töökaaslane, kes on Taist pärit, ta on mega tore. Lihtsalt jutustasime kohvist ja ma olen barista seal ja siis rääkisime sellest, et mulle nagu ei meeldi, kui kohvi on piimaga tehtud, et ma väga-väga harva tellin omale cappuccino või latte, kus on see tass täis piima ja siis on natukene kohvi. Et mulle meeldib üldiselt niimoodi, et kohvi on enamus seal tassis ja ma panen sinna piima natuke peale, et seda lihtsalt natuke heladamaks teha. Ja siis ta soovitas mul proovida apelsinimahl ja espresso peale, et ma siit masinast ei teinud espresso, ma tegin natukene pikema shoti, aga jah, põhimõtteliselt on lihtsalt nagu jääkohvi, seal ei ole piima ja ta ei jäta seda siukest piima, mina ei tea, vastikut, siukest järelmaitset suhu, hästi värskendav ja see apelsinimahla siuke nagu hapu maitse koos selle kohviga kuidagi soovib ülihästi. Täiega siuke värskendav. Tavaliselt ma teen kodus süüa, aga mul on täna natuke kiire. Me tegime eile selle ahjuomleti, nagu ma eelmises videos ka tegin. Ja ma lasin selle lihtsalt mikrokas soojaks, kuna mul on täna koolis assessment, siis natuke teistsugune assessment, et tavaliselt meil on projektid, mida me teeme siis mitme päeva vältel ja enda nagu ajast, aga see assessment peab olema siis klassis tehtud, nagu mingil määral siis õpetaja silma all. Me võime ikkagi kasutada erinevaid materjale, nad ütlevad selle kohta open book, ehk siis me võime materjale kasutada, aga seda peab klassis nagu siis lõpetatud saama. Ja mul ongi nüüd kiire, et ma pean varsti välja sõitma. Aga miks ma siin seda jääkohvi joon on sellepärast, et Austraalias on lõpuks jõudnud suvi kohale. Ma rääkisin sõbrannaga, kes elab siis Queenslandis, neil on ammu juba kuumad ilmad kohal, aga meil on Perdis siiamaani on sellised nagu mõnusad ilmad, ütleme niimoodi. Eile oli esimene korralik soe. Ma tundsin, et pikkade pükstega hakkas mul isegi täitsa palav. 30 kraadi, me räägime siis 30 kraadist. Täna on natuke jahedam, pilvine 28 kraadi, aga juba päris soe. Nii et varsti hakkab see Austraalia suvi meile siia Perti kohale jõudma. Ja ausalt öeldes on mõnus, mulle meeldib see päike, mulle meeldib, kui sa oled päikse käes ja tunned, kuidas see sind üles soojendab ja sellepärast ma siin seda jääkohvi siin mõnusasti joongi. Ausalt öeldes ma ei ole teile veel siiamaani rääkinud, aga mul on ka plaanis minna Eesti. Mu kool on kohe lõppemas, mul on 5 nädalat jäänud ja nii kui mul kool on läbi, siis ma sõidan Eesti jõuludeks, talveks, lumi ja ma nii väga ootan seda juba. Mul on plaanis jääda Eesti 3 nädalaks, et ma tulen täpselt aastavahetusel tagasi, sest ma sain hea hinnaga lennupiletid just aastavahetusel. Ja ühesõnaga otse kooli lõpetamiselt siis lendan Eesti puhkama. Saab väga mõnus olema, ma ei suuda uskuda üldse, ma selle kooliga nii kaugele olen jõudnud. Alguses, kui ma kooli need paberid sisse panin ja see oli kindel, et ma nüüd hakkan koolis käima, siis ma lihtsalt ei kujutanud ette, et ma 2,5 aastat hakkan kusagil õppima ja koolis käima ja tööl ei saa käia ja kõik on nagu nii teistsugune ja kuidagi me oleme siia lõppu ikkagist jõudnud ja mul on nii hea meel selle üle. Mul on koolis ainult paar üksikut tööd veel teha. Meil tuleb ka grad show. Grad show on siis siuke üritus, kus kõik siis projektid, meil on hästi siuke tiimipõhine õppe, et erinevad projektid, mida me peame tiimidega esitlema seal grad show'l ja sinna tulevad erinevad Austraalia tööandjad. Nii kaua, kuni minul püsivat viisat siin ei ole, siis minul ilmselt väga palju võimalust ei ole sealt tööd saada. Aga üleüldine mõte on siis grad show'l see, et nad vaatavad üle õpilaste tehtud töid ja siis tõenäoliselt pakuvad tööd. Jah, siuksed põnevad ajad, väga kiired ajad on ka ja sellepärast ma olen natukene nagu tagasi tõmmanud oma erinevate videotega, sest et ma lihtsalt ei jõua, ausalt ma olen väsinud ja ma tahaks, et see asi oleks juba läbi. Aga natukene on veel jäänud, nii et peame vastu ja teeme selle asja ära.
olen nüüd koju tagasi jõudnud ja ma käisin ühest poest läbi, mis on mul seal kooli lähedal, ma olen tükk aega juba sellel silma peal hoidnud. Nad teevad siukseid huvitavaid käsitööküünlaid, kõik on nagu siukestest naturaalsetest koostisosadest, et tavalistest küünlatest, mida sa poest nagu ostad, seal on igasugused kemikaalid sees ja kui sa seda põletad, siis see vaha nagu sulab ja need kemikaalid tulevad kõik õhku. Ja siis need on siuksed nagu naturaalsed. $24 oli siis 3 tükki. Natuke price'id, aga nad lõhnavad mega hästi. Et ma võtsin 3 erinevat tükki ja jah, mul oli mega busy päev täna koolis, ikka ülipalju on töid nüüd viimased nädalad olnud ja aina kuhjuvad, nüüd on vaja kõik need asjad ära teha ja lõpetada. Aga vaikselt asjad liiguvad. Täna oli meil väikene meeting jälle oma tiimikaaslastega ja vaikselt toimetame. Ja nüüd ma hakkan süüa valmistama, et me teeme klassik makaronid hakklihaga. Teeme kohe mitmeks õhtuks siis omale prepi valmis ja siis on rahu majas. Ma olen nüüd hakanud uut raamatut lugema, mul tuli päris pikk paus sisse, et ma pole ammu lugenud ja tavaliselt see juhtub siis, kui on veits nagu kiirem aeg ja kui oled väsinud ja tuled koju, siis selle asemel, et lugeda, hakkad lihtsalt mõttetult nagu Instagramis scrollima ja ma nüüd võtsin ennast uuesti kokku ja ma loen siit Kindle'ist siukest raamatut nagu The Simple Wild, mis räägib siis linnatüdrukust, kes sõidab pärast oma isast kaua eemal olemist tagasi Alaskale ja siis kohtub seal piloodiga ja siis siukene nagu romantsraamat. Tundub praegu päris mõnus, lihtne on lugeda ja siuke põnev, nagu normaalselt kirjutatud, et ta ei ole siuke veniv, vähemalt algus siiamaani. Aga jaa, ma ei tea, kas ma olen rääkinud seda, et see Kindle, see on reaalselt mul, ma isegi ei tea, mingi 5 aastat vana, isegi rohkem. Ja ta siiamaani töötab, see on üks vanimaid, ma ei tea, tehnika vidinaid, mis mul ei ole nagu katki läinud. Ta nagu veits jukerdab vahepeal, et see ekraan kiilub kinni, aga ikkagist ma olen nagu meeldivalt üllatunud, kui kaua võib ühte asja kasutada ilma, et peaks kogu aeg uut ostma. Et nende telefonitega ja nagu arvutiga kogu aeg on see, et sa pead kogu aeg uuendama, sest et muidu uued tarkvarad lihtsalt ei vea välja nendel device'idel, tahaks öelda kogu aeg.
meil tulevad täna sõbrad külla ja me teeme barbecue't kodus. Enne seda lähme kõigepealt sauna ja siis tuleme meie juurde barbecue't tegema ja ma just teen siin ettevalmistusi. Mul on plaanis siis need juurviljad kõik ära tükeldada. Meil on sellised metallist vardad ja siis Karl on juba siin toimetanud kodus. Liha on marinaadis. See on siis veiseliha. Siin on kanaliha ja kartuli külmsalat. Veits.